Politsei on sinu sõber. Teate, mis Minnaga eile poes juhtus? Kadusin ära. Kui sa oleksid ära kadunud, siis sa ju ei oleks siin. Mind leiti jälle üles. Kes leidis? Politseinik aitas mind. Palun räägi sellest poistele ja teie poisid kuulake hoolega. Me läksime mulle emaga poest uusi viltpliiatseid ostma. See oli hästi suur kaubanduskeskus ja seal oli hästi palju rahvast. Ma jäin lemmiklooma poe ette papakott vaatama ja järsku oli ema kadunud. Lasin korraks Minnal käest lahti, et salli kohendada. Kui hakkasin tal uuesti käest kinni võtma, siis teda enam minu kõrval ei olnud. Kas sa kartsid ka? Jaa, isegi pisarad tulid silma. Mis sa edasi tegid? Ma hüüdsin ema ja hakkasin teda otsima, aga teda ei olnud kusagil. Siis nägime 2 politseinikku. Nad märkasid mind ja hakkasid minu poole tulema. Nüüd hakkasin ma veel rohkem kartma. Miks? Neil olid vormiriided seljas ja relvad vööl ja... Muidugi olid nad niimoodi riides. See on ju nende tööriietus. Mina ei saa ikka aru, miks sa neid kartsid. Teate, ma olen mõnikord Minnale öelnud, et kui ta ulakusi teeb, et... Kui sa halvasti käitud, siis tuleb politsei. Nüüd ma tean, et politsei on hoopis minu sõber. Ma mõtlesin isegi, et ma jooksen ära, aga nad jõudsid juba minu juurde. Tere, väike tüdruk, mis juhtus? Ma kaotasin oma ema ära. Ära muretse, leiame sinu ema kohe ülesse. Mis sinu ja sinu ema nimi on? Mina olen Minna ja minu ema nimi on Malle. Vaatame kõigepealt rahulikult koos ringi ja kui siis kohe ei leia, teatame su emale läbi kaubanduskeskuse helipuldi. Oi, Minnakene, leidsin su lõpuks ülesse. Suur tänu teile, politseinikud, et te mu lapsele appi tulite. See ju ongi meie töö. Ilusat päeva jätku ja Minna, ole edaspidi tähelepanelikum. Ma hoian nüüd kogu aeg ema käest kinni. Jaa, politsei on inimeste sõber. Kes sina oled? Olen ühteaegu lõvipoiss ja politseinik. Aitan nii nõu kui ka jõuga kõiki neid, kel abi vaja. Kas politsei on alati inimestega sõber? Väikeste lastega on politsei alati sõber. Suurte inimestega, kes pahandust teevad, politsei mõnikord kurjustab ka. Miks siis? Kurjustada on ainult vaja siis, kui inimesed hästi käitumise asemel teevad halbu asju. Kui laps ema juures kaugele läheb, siis ta teeb ju pahandust. Ema sõna tuleb tõesti kuulata, aga väikeste lastega ei pahanda politsei kunagi, ainult räägib sõbralikult. Sellepärast minge alati, kui ära eksite või keegi teile midagi halba tahab teha, politsei juurde. Politsei hoopis kaitseb teid pahade eest. Minnal oli tõesti politseist suur abi. Kui aga kaubanduskeskuses ära eksid ja politseid ei näe, võid minna ka lähima müüja juurde abi paluma. Rahvarohketes kohtades on väikesel lapsel väga lihtne ära eksida. Sellepärast peab alati ema, isa või tuttava täiskasvanu lähedal olema, et nad sind näeksid. Mina tean, suurtel üritustel on alati turvamehi ja politseinike abiks, kui midagi peaks juhtuma. Jah, politsei ülesanne ongi inimestele appi tulla, kui nad on hätta sattunud. Näe, seal nad ongi. Lähme räägime nendega juttu. Ma ei tea, kuidas me politseinike nüüd töö juures segame. Lähme ikka, ega nad ei hammusta. Tere, lapsed, kuidas saame teid aidata? Lõvi Leo ütles, et te olete alati lastega sõbralikud. Tulime teie laedat autot vaatama ja niisama juttu rääkima. Lapsed, muidugi me aitame teid, kui abi vaja. Niisama rääkimiseks meil kahjuks tavaliselt aega ei jää, sest oleme kogu aeg valmis, et kutse peale ruttu sündmuskohale jõuda. Palun vabandust, et ma teid seal kaubanduskeskuses alguses kartsin. Nüüd ma tean, et politsei on hoopis minu sõber. Väga tubli, Minna. Räägi sellest ka oma sõpradele. Meie peame nüüd tõttama. Just anti teada, et üks laps on hätta sattunud. Ja tähest! Head aega ja olge tänavatel ettevaatlikud.
millal korduks muinasjutt ja muinasjutt sai läbi.